masinat, krosskarti ja peaks selle krosskardiga minema siis linnakatsele kõigepealt Georg Kross. Nii et ootame siis Georgi kõigepealt siia poodiumile ja seejärel hakkame tasapisi ka järjest saatma rajale juba ERC võistluse sõitjaid. Hakkame neid ka numbriliselt järjest siin masinat pidi tutvustama. Aga näeme siis, see krosskart on tulemas, nii et hea publik! Võtame vastu, Georg Kross läheb siis sellise masinaga täna linnakatsele. Georg Kross! Kuidas tundub praegu? Kõik tundub, aga eks varsti reaalselt peale. Aga jõudu sulle igal juhul! Krosskardiga siis avatakse tänane Auto 24 Rally Estonia linnakatse Georg Krossi poolt. Ja edasi läheme nüüd siis juba ERC võistluse sõitjatega ja masinal number 1 on siia tulemas Kajetan Kajetanovitš, Jaroslav Baran, valitsevad Euroopa meistrid ja Poola ühed parimad rallisõitjad, FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste liidrid ja tänavuse Poola MM-ralli WRC2 arvestuse 4. Tänavu veel võitu FIA ERC sarjas maitsta pole saanud. Eelmisel aastal Auto 24 Rally Estonia teine koht. Kajetan on siis 4-kordne Poola meister, esimene start muide Eestis oligi eelmisel aastal ja Kaitoks fännide poolt kutsutud mees on peagi siia poodiumile tulemas. 2014. aastal oli Kajetan Kajetanovitš ERC sarjas Greg Cabrini järel 4. Loodetavasti on seekord õnne rohkem kui siis möödunud aastal ja õnnestub siit äkki ka võtta siis võit Rally Estonial, aga konkurente on oi-oi kui palju ja oi-oi kui kõvasid. Ja täpselt kell 7 peaksid siis esimesed masinad siia meie juurde tulema. Nii et täpselt siis minuti pärast peaks nüüd ERC sõitjad pihta hakkama. Ja pärast seda, kui on ERC sõitjad saadetud linnakatsele, siis ootab veel ees ka Open Class. Esmakordselt Auto 24 Rally Estonial sel aastal sõidetakse ka Open Classis, nii et Open Classi sõitjaid siis pärast seda saame ka siin poodiumil juba tervitada. Aga hea publik, sealt ta tuleb! Kajetan Kajetanovitš, Jaroslav Baran, Põle! Keskendunud. Nüüd saab kohe siit läbi pressikonverentsil oma kommentaarid. Ja teisena, järgmisena siis samuti Ford Fiesta R5 masinal on poodiumile tulemas mees, kes esimest korda Rally Estonial osales aastal 2011, on eelmise aasta võitja, peab seda võidusõitu oma koduralliks, tulnud Eesti meistriks aastal 2014, armastavad nii Eesti rallit kui Eesti publikut. Hetkel on FIA ERC sarjas teisel kohal, võitsid hooaja esimese ralli, Kanaari saarte FIA ERC etapi ja mees, kelle hüüdnimi on astronaut. Miks see nii on, peate minema katsetele vaatama. 2014. aastal Auto 24 Rally Estonial teise koha mees, kiirem N4 klassi auto, nüüd siis Ford Fiesta R5-ga Aleksei Lukjanuk, Aleksei Almautov. Quick question, how do you feel right now? Yeah, I feel really happy because I like my fans here. So, yeah. So you're ready to defend your win, last year's win, this year also? Yeah, we will do our best. We have a very good team, a very good car, very good tires, thanks to our sponsors. So, yeah, we will do our best. So best of luck to you and best, have a great weekend. Yeah, thank you. Aleksei Lukjanuk, Aleksei Almautov. Ford Fiesta R5 masinal. Järgmisena kes hoiab kõrgel Läti lipu, rõlps silmad siis Anton Sinilis. Latvia. Rõlps, how do you feel right now? I feel good. Waiting for tomorrow and start the gravel stages.
Do you have a lot of fans here in Estonia? Yeah, I think this is fourth or fifth time I'm here. So the first time with all-wheel drive car, so it will be very fun. So you're ready to win? Of course. Right, servus siis, Artur Siim! varasematel aastatel olid esiveolise autoga, eelmisel aastal olid Euroopa meistrivõistlustel ERC juunior arvestuses hooaja kokkuvõttes teised ja Auto 24 Rally Estonial oma klassi võitjad võitnud tänavu ühe FIA ERC etapi. Auto number 4, car number 4, Jaromir Tarabust, Daniel Lukas, Czech Republic. Jaromir, a good question. How do you feel right now? Now it's okay, but on the qualifying stage we had one problem with Stone, and he destroyed our radiator and okay, now it will be difficult weekend, but we are looking forward. So you're ready to win this weekend? Yes. Absolutely. Jaromir Tarabust, Daniel Drukat, Czech Republic. Kodahagen 5 masinalasid on TT Czech National Teami, olnud mitmel korral Tšehhi meistrivõistlustel hooaja kokkuvõttes ka poodiumil. Aktiivne FIA ERC sarjas osaleja eelmisel aastal kokkuvõttes 5. tänavu Eestis siis uue autoga. Ja läheme edasi masina juurde number 5, car number 5. 2013. aasta Poola meistrikatel 10. koht, samal aastal startisid esmakordselt ka Rally Estonial. Jaroslav Koltun, Ireneusz Pleskot, Poland. So Jaroslav, everything's okay? You feel fine right now? Yes, of course. Why not? And what's the expectation for the weekend? For sure, on Sunday we'll be on a finish here, and Maybe on the podium? it will be hard always in Estonia. It's hard to make a good result, but let's hope in top 10 is possible to be. Best of luck to you. Jaroslav Koltun, Ireneusz Pleskot. Poola, Ford Fiesta R5 masinal. Esindavad seeralli võistkonda. Olid siis esimesed rallid Rally Estonia aastal 2013 A8 klassis 6. aastal katkestasid Rally Estonia õnnetuse tõttu ja eelmisel aastal lõpetasid 8. WRC 2 sarjas lõpetasid 16. ja ERC sarjas 45. Aga sel hooajal siis hoiavad WRC 2 sarjas kokkuvõttes 23. kohta, ERC sarjas on 16. kohal ja Poola meistrivõistluste arvestuses 2. kohal. Aga nüüd, hea Eesti publik, teeme kõva lärmi. Ka auto number 6, Raul Ees, Škoda Fabia R5 masinal. Raul, tule tervitada praegu õndise vaatast ja publiku hulka. No väga hea, väga suurepärane. Väga tänulik kõigile, kes meile plaksutavad ja kaasa elavad. Püüdme anda endast maksimum. Aja ääres on fänne kindlasti kõvasti. No loodame. Aga eesmärgid selleks nädalavahetuseks? Eks me teeme nii kiiret sõitu, kui me oskame ja proovime siit selle tulemusena hea tulemus saada. Aga igal juhul jõudu, jaksu ja edu teile. Aitäh! Raul Ees, Sander Soom! Sports Racing Technologies tiimi esindajad. 7 aastat siis neil juba võiprogrammiks osaleme FIA ERC sarjas. Tänavu on lõppenud enda parim tulemus FIA ERC sarjas 4. koht Akropolise rallit. Ja tahetakse loomulikult siin ka poodiumile tõusta. Tegelevad siis rallidega juba aastast 2009. Ja 2014 Läti meistrid ja eelmisel aastal olid Auto 24 Rally Estonial 6. Auto number 7, car number 7, Tomas Kasperczyk, Damian Sütter, Poland. Ford Fiesta R5 masinal. How do you feel when you look all those people? Really, really nice. I suppose that a lot of people will be on the stage. You have a lot of fans here in Estonia. Yes, I think so. For me, it's really proud to drive on the stage and see a lot of people. Really, I am really, really happy to be on in Estonia. So you're aiming for the win this weekend? Maybe, but I'm not 100% sure. Best of luck to you. Thank you. Daniel Sütter. Ford Fiesta R5
Tallinna rallitiimi esindajad, noore rallisõitjaga tõepoolest tegemist. ERC sarjas tegi 2 starti 2013. aastal, ühe Lätis, teise Poolas ja mõlemal korral küll kahjuks siis aastal 2013 katkestas, aga tuli samal aastal Leedu meistrikatel teisele kohale. Antonin Gustav Vladislav Kutšera tundub, et vahele jäänud, me oleme näinud juba kohe hoobilt edasi 11. masina jõuda. Lukas Šabai, Pjotr Voss. Lukas, how do you feel right now when you look all these people? I feel perfect. That's great. What's the expectation for the weekend? I don't know what to expect. We've never been here before. We've never done any ERC event in R5 cars, so really we're here to see where we are actually. And my expectation is to build up the speed over the weekend and finish the event. Best of luck to you. Thank you. Lukas Šabai, Pjotr Voss, Poola. Porsche service masina, valitsevad Poola autorallimeistrid. Tegid siis esimesed rallid juba 2003. aastal, esimene start auto number 12, car number 12, Takamoto Katsuta, Daniel Berry, Japan, Great Britain, Ford Fiesta R5 masinal. Takamoto, it's the first time for you here in Estonia. How do you feel right now when you look at all these people? Yeah, very exciting now. So I want to finish everybody. Yeah, I have a finish station. So looking forward to from tonight to tomorrow. Best of luck to you. Thank you very much. Takamoto, Katsuta, Daniel Berry, Tommy Mäkinen Racing Team, Japan, Great Britain, sõidavad siis Ford Fiesta rallidega 2014. aastal. Esimesed rallid väljaspool Jaapanit sõitsid eelmisel aastal ja meil olid Soomes. Turus olid 7. Tamperes katkestasid ja eelmisel aastal tegid siis kaasa ka Liepaja ralli Lätis. Aga auto number 14, car number 14, Hiroki Arai, Glenn McNeil, Japan, New Zealand. Glenn McNeil, Hiroki, when you look at all these people, how do you feel? It's fantastic. I never ever liked this kind of atmosphere before. How do you like Estonian girls? Yeah, I like it so much. So best of luck to you for this weekend and full throttle. Yeah, first of all, but first I need to finish the car to take the finish. I need some good experience from here. Best of luck once more. Hiroki Arai, Glenn McNeil! Hiroki väidetavalt on tallaline. Mõlemad siis esindavad Tommy Mäkinen Racing tiimi ja Hiroki alustas auto number 15. Rainer, vaadates kõiki neid bände, mis tunne peale tuleb? Hirmu ära, ma ei tunne. Miks nii? Ma usun, et Raeras toetajaid on kindlasti väga palju. Jaa, kindlasti. Ei väga meeldib, et pean hästi esinema, aga muidu ei julge otsa vaadata. Mis see eesmärk nädalavahetuseks on? Võimalikult kõrge koht. Kui see midagi ütleb. Aga poodium kindlasti. Absoluutselt, Rainer. Edu ja jaksa edu. Rainer Motorsporti esindavad nemad. Parimad Eesti sõitjad olid üldarvestuses. Auto number 16. Kui te vaatate seda rahvast, hirm tuleb peale, kuidas sinul on, kuidas tunne on, kui sa publiku otsa vaatad praegu siin fännid otsa? Just hea tunne tuleb peale, et kodus ainult ei toetust. Sul on ka Raeääres fänne ilmselt väga palju, püüad toimus? Ma usun küll, et võidlaidud on ja proovime neile hea show anda. Ja mis eesmärk nädalavahetuseks võiks olla? Eks ikka lähme võitu püüdma, ega ei olegi mõtet madalama eesmärki teada. Aga palju õnne ja jõudu jaksu!
Lanseri Evo 9 Kaur motorspordi esindajad. Alustanud siis samuti Egon rahva- ja noortespordist ja sõitnud erinevates sarjades ja klassides nii Eestis kui autoralli MM-sarjas ja erinevates auto number 17, car number 17. Siim Blogi, Marek Sarapuu. Siim, nüüd siin poodiumil olles startides järjekordsel auto 24 Rally Estonial enam vist ei ole seda mõtet, et jätaks sinna paika? ei proovi mitte enam selliseid mõtteid mõelda ja üritan ikka edasi. Aga eesmärgid nädalavahetuseks on millised? Nagu juba varem ka öeldud, et Egonist peab kiiremalt. Õige pilt. Siim Langi, Marek Sarapuu. Car number 18, sorry 19, Aron Tõusela, Simon Kostarovski, Poland. So Aron, do you have a lot of fans here in Estonia? I don't know, I can't hear them. All Aron fans, make some noise. So what's the expectation for the weekend? What's the main goal? Push and have fun. That's great. Best of luck to you. Aron Tõusela, Simon Gospodarczyk, Poland. Mitsubishi Lancer Evo 10. Võitsid 2013. aastal Ford Fiesta R2-ga. Esmakordselt Citroeni ruuliks ja lõpetas juunior WRC sarja kokkuvõttes 7. kohaga. WRC 3 sarjast tuli sama hooajal 11. Rally Estonial oli esimest korda 2013. aastal ja kahjuks katkestas. Sama juhtus ka 2014. aastal. Eelmine aasta jäi vahele, nii et loodetavasti Aronil õnnestub sel aastal aga loodan, et palju. Maidu fännid, teeme häält natukene. Ralli kindlasti lõpetada, üritada ja sõita enda sõitu. Aga rohkem ei oska nagu midagi öelda. Igal juhul edu. Mitsubishi Lancer Evo 10, ALM Motorspordi esindajad. Olid 2014. aastal Eesti meistrivõistlusel arvestuses 14. ja 2 aastat tagasi, aastal 2014 Rally Estonia üldarvestuses 21. koht. Aga siit edasi läheme juuniorite juurde. So juniors from now on, car number 21, Christopher Ingram, Elias Edmondson. Right now when you look at all these people? Fine. It's just fine. Yeah, it's really good. Thank you everyone for the support. And, I think this rally is pretty important to the town, so... So what do you expect from this weekend? Fight the local guys for the winning this union. It's definitely going to be difficult. These roads are so fast and it's not usually those kind of speed, but we'll give our best shot. Best of luck to you. Christopher Ingram, Elias Edmondson, Great Britain, sõidavad siis otsa väga veel kahega. Ja Chris Ingram sõidab siis tegelikult VRC sarjas juba mitmendat aastat, aga möödunud aastal ja võrreldes eelmise aastaga autot ja kaardilugejad tänavu sõidab Opel Rally Junior meeskonnas. Aga nüüd auto number 22, number 22, Lukas Pieniaszek. Lukas, what do you think? Are there a lot of Polish rally fans here in Estonia right now? I'm very happy about that. We look forward for tomorrow and it will be big fun to drive on such a fast road.
What's the main goal? What do you expect from this weekend? Yeah, we are desperate to finish on the podium, so we'll do our best. Best of luck to you. Lukas Piracek, Przemysław Mazur, Poland. ERC Junior meeskonna liige, tänavu kirjas üks võit seda Iirimaa ERC etapis. Katkestas eelmisel aastal ralli Estonia tehnilistel põhjustel. Car number 23, Marian Griebel, Birmin Winkelhofer, Germany. So Marian, how do you feel right now? Yeah, really okay. We won the last round in the ERC Junior Belgium, and I had good practice with WRC in Poland 2 weeks ago, so I hope for a nice rally and we are good prepared. What's the main expectation or main goal for this weekend here in Estonia? Yeah, I have one crash in Portugal, so it's quite important for me to score some good points for the championship. They are really amazing and really fast roads here, so yeah, we'll see if I'm the on rhythm, and I think it should be possible to go for a top 3 or 4. Best of luck to you. Marian Griebel, Birmin Winkelhofer, Saksamaa, Germany. Sõidavad siis Opel Ada-Ameerika aega, esindavad Adak Opel Rally Junior tiimi, eelmise aasta 3. ERC Junior arvestuses ja hetkel sarjas siis teist kohta hoidev mees. Sai koha Opeli tehase meeskonnas, kui võitis 2013. aastal Adak Opel Rally Junior Cupi sarja. Aga nüüd car number 25. Nikolai Gryazin, Yaroslav Fyodorov, Latvian-Russian team. So Nikolai, when you look at all these people, how do you feel? I feel good. I'm glad to see you all. Thank you very much. I hope we will be enjoying today's. Do you have a lot of fans here in Estonia? I don't know, I think I have a little bit. So Nikolai's fans, can we hear you? There are some fans. Best of luck to you. Thank you. Nikolai Gryazin, Yaroslav Fyodorov alustasid siis 2014. aastal Venemaal Rally Master Show'l, startisid Mitsubishi Lancer Evo 4-ga, said seal 5. koha. Eestis tegi eelmisel hooajal kaasa nii Võrumaa rallisprindis, Tallinna rallil kui Tartu rallil. Auto number 26, car number 26, Joonas Tokee, Jani Salo, Finland. So Jonas, as I can hear, there are a lot of Finnish rally fans here in Estonia. There is a lot of Finnish people and it's so near Finland. It's very nice to be in here. So what's your main goal for this weekend? Podium place, of course. Of course, podium place. Best of luck to you. Yes, thank you. Joonas Tokee, Jani Salo, Finland. Peugeot 208 R2 masinal. Sõidavad alates 2013. aastast, sõitnud seni peamiselt Soomes. Olid eelmisel aastal Soome meistrikatel oma klassis teised. Eelmisel aastal tegi ka esimese välistardis, oli Itaalias Roosel Grifo rallil, mille lõpetas 10. ja oli oma klassi võitja. Car number 27, Julius Tannert, Jennifer Thielen, Germany, Luxembourg. So Julius, when you look all these rally fans, how do you feel? Yeah, great to see so much fans here, nice view, yeah, looks good. What's the main goal for this weekend? What's your expectation? To see the finish line and make a lot of experience on travel. Best of luck to you. Thank you. Julius Tannert, Jennifer Thielen. Sõidavad Opel Ada-Ameerika aega, esindavad Adak Opel Rally Junior tiimi ja sõidavad siis alates 2012. aastast. 2013. aastal võitsid Citroeniga sõites Saksamaal Citroen Racing Junior Trophy. Samaga sai hakkama ka aasta hiljem ja tuli siis samal aastal ka Citroen Racing Trophy sarjas teiseks ja lõpetas Adak Opel Rally karikasarja Opeliga sõites 5. Number 28, Mikko Niinemäe, Martin Volter. Mikko, kuidas tunne on praegu fännidele otsa vaadates siin niimoodi? Ikka hea tunne, kõik kodukeelt räägivad, see on väga mõnus. Rally Estoniaks kõik ettevalmistused on sujunud, olete valmis? Jah, siiamaani küll, et testikatse tõus käest ja oleme, ma arvan, kõvaks võitluseks valmis. Eesmärk, peamine eesmärk nädalavahetuseks on milline? Peamine eesmärk on Eesti lipu kõrgel hoida ja teine eesmärk on võiduga koju tulla, aga eks aeg näitab natukene. Kõige paremat ja edu nädalavahetuseks!
Mikko Linnam ja Martin Valter. Sõidavad Peugeot 208 R2 masinal. QX Racingu esindajad, valitsev Eesti R2 klassi ja juunioride autoralli meister. Eelmisel aastal olid kuni viimase katseni RC juunior klassi teisel kohal, aga tehniline probleem kukutas nad oma klassi kolmandaks. Auto number 29, Gustav Kruda, Ken Järveoja. No kui siin fännide võrdlus teha, siis Gustavi omad on võib-olla kõige ees. Kui sa fännidele otsa vaatad, kuidas tunne on praegu? Päris hea, nii Eestis on ikka hea võistleda, aga see on raske ka. Peamised eesmärgid nädalavahetuseks on nüüd millised? Sõita enda sõitu, enda tempoga ja kui kõik laabub ja probleemi pole, siis ei näe põhjust, miks poodiumil või lõpetada. Aga kõike paremat nädalavahetuseks. Aitäh! Gustav Kruda, Ken Järveoja, Ford Fiesta R2 masinal. Esindavad M3 motorsporti. Nagu ikka vanem vend ees noorem järgi, täiesti tavaline muster. Gustav Kruda on siis võrreldes eelmise aastaga teinud korraliku arenguhüppe ja Eesti autoralli meistrivõistlustel klassis R2 teine. Auto number 30, car number 30, Alex Forsström, Jukka Jämsen. Alex, how do you feel right now? I'm feeling good. It's my first ERC round, so really happy to be here and it's a good feeling. What's the main goal for the weekend? To get more kilometers with the new car. It's a new car for me, so mostly that, but of course do some good times and maybe be here on the podium. Best of luck to you. Alex Forsström ja Jukka Jämsen, Finland, Soome, Opel Adam R2 roolis. Esimesed stardid tegid siis 2011. aastal just Eestis. Türil sõidetud noorterallidel stardis Volkswagen Pologa ja sai seal oma klassis ka esimese koha, nii et kõva sõitjaga kindlasti tegemist. Car number 31, Marco Andre Montero Seed, Nuno Rodriguez da Silva, Portugal. Vaatame, kas mehed tulevad autost välja ka lehvitama, nii on. So Marco, how do you feel when you look all these rally fans? Yeah, it's very nice. First time here. The stage is crazy stages, but we will see tomorrow. What's the main goal for the weekend? Learn the stages, so next year to win, maybe. So hopefully you enjoy rally also. Okay, thank you. Best of luck to you. Marco Andre Montero Seed, Nuno Rodriguez da Silva, Portugal. Sõidavad Peugeot 208 R2 masinal. Sõidavad siis juba 2013. aastast, tulid samal aastal ka Portugalis juunioride arvestuses kolmandaks. Ja parima tulemuse sõitis siis välja kodusel Portugali rallil tänavu. Hoiab juunioride arvestuses hetkel 8. kohta 25 punktiga. Car number 32, Christoph Klaus, Juliana Nürfas, Hungary. So Christoph, how do you feel right now? Everything's okay? Yes, everything okay. We are waiting for the start. What's the main goal for the weekend? What are your expectations? We want to learn a lot in Estonia and want to be fast in the wide gravel stages. Maybe on the podium? Yes, I hope. Best of luck to you. Thank you. Christoph Klaus, Juliana Nürfas, Hungary. Sõidavad Peugeot 208 R2 masinal, esindavad Klaus Motorsporti, sõidavad siis juba alates 2013. aastast. 2014. aastal tegid esimest korda kaasa ERC sarjas, lõpetasid kaheveoliste arvestuses 41. kohaga. Ja Ungaris võitsid 2014. aastal ka kaheveoliste karikasarja. Car number 33, Dominik Ross, Peter Tesinski, Czech Republic. So Dominic, how's the feeling? Are good but very beautiful stage and lots of friends, and this is my second time on gravel rally and I'm only learning. So mainly experience here in Estonia, or are you trying to take some podium place maybe? Oh, sorry, well, I don't know. Best of luck to you. Dominik Broš, Petr Tesinski, Czech Republic, Ford Fiesta R2 masinal esindavad TMS Czech National Junior tiimi. Alustasid aastal 2014 Tšehhi sprintralliga, tulid oma klassis 11. kohale. Eelmisel aastal lõpetasid Tšehhi meistrikad kaheveoliste arvestuses 7. kohaga ja sel aastal siis esmakordselt ERC sarjas hoiavad hetkel juunioride arvestuses 4. kohta 41 punktiga. Head tulemused kirjas siis nii Iirimaa, Portugali kui Belgia etapidelt. Car number 34, Aleksandr Mihhailov, Norman Skokins.
What's the main goal for the weekend? I don't know. Just trying to have fun and go full throttle. Best of luck to you. Aleksandr Mihhailov, Norman Skokins. Mitsubishi Lancer Evo 10-l tegid siis esimesed stardid 2000. aastal. Esimene start väljaspool Venemaad oli aga aastal 2009 ja selleks oligi Saaremaa ralli. Mille nad küll Saaremaal siis aastal 2009 esimese ralli, mille nad väljaspool Venemaad tegid, kahjuks katkestasid. Loodetavasti kindlasti rohkem edu on Rally Estonial. Car number 35, Oleksi Tamrazov, Kuldersik. No mehed lähevad kiiresti edasi. Sõitnud siis Oleksi Tamrazov rallisid 2007. aastast. Esimese looajal lõpetasid Ukraina meistrikad siis 12. kohaga. Juba 2008. aastal tegi kaasa ka Eestis, kui Saaremaa ralli lõpetas rühmas 14. kohaga. 2009. aastal tegi kaasa mitmed Eesti rallid juba. Ja 2011. aastal oli esmakordselt Rally Estonia stardis, lõpetas selle N-rühmas 14. kohaga. Ja Kuldersikuga varem sõitnud pole, aga kindlasti kõva ekspert Kuldersiku näol on tal kõrval olemas, nii et trump kindlasti kõrvalistmel istumas ja Oleksi Tamrazov sõidab siis Ford Fiesta R5 masinaga. Järgmine auto on tulemas poodiumile. Car number 36. Auto number 36, Andrei Siit, ja tegid siis sel hooajal debüüdi, varasematel aastatel võistelnud edukalt rahvaspordis. Ja mees müüs oma rahvaspordis võistlemise auto maha ja soovitas aasta algul Lätist N-rühma ralliauto Mitsubishi Lancer Evo 9, mis olevat siis endine Maris Nexansi auto, Nexansi tiimi poolt ehitatud. Aga Neste Harju ralli kahjuks katkestasid piduri probleemide tõttu ja Lääne-Eesti rallil viimati lõpetasid 14. kohaga. Järgmine masin, mida me siia ootame, on numri 37. Kristen Kelement, Timo Kasesalu, kes siis tegid Eesti rallisprindisarjas debüüdi 2004. aastal Laadaga, lõpetasid juunioride arvestuses 6. kohaga ja esimene start Rally Estonial oli neil aastal 2012, kahjuks katkestasid. 2013. aastal said kirja A6 klassis 6. koha. 2014. aastal lõpetasid Eesti meistrikad juunioride arvestuses 2. kohaga, Rally Estonial olid sama aastal A6 klassis 5. Kristen Kelement, Timo Kasesalu. No nii, Kristen, palju sinul fänne raja ääres võiks olla või siin samas praegu olla? Ma arvan, et väikse. Kristeni fännid teeme natukene. On olemas, täiesti olemas. Milline peamine eesmärk on siis selleks nädalavahetuseks? No kindlasti lõpetada. Et ega siin tasapisi hakkab minema ja proovime kiirust tõsta. No alguses võiks natukene kiiremini minna kui tasapisi muidugi. No proovime. Jõuda jaksu. Kristen Kelement, Timo Kasesalu. Olid siis eelmisel aastal Eesti meistrikatel oma klassis 7. ja sel hooajal neile esimene start. Järgmine auto numbri all 38, mehed, kes eelmise aastal lõpetasid Eesti meistrikad üldarvestuses 4. kohaga. Auto number 38, David Sultan ja Siim Oja. David, vaadates rahva hulka, enesetunne milline? Jah. Ma tean, et eelmistel aastatel on olnud, no sina oled üks tõenäoliselt suuremaid võib-olla ebaõnne sõdureid ralli auto 24 Rally Estonial. Sel aastal on ikkagi, ma usun, lootused suuremad. No eelmine aasta saime suure punnitamisega lõpuni, et võib-olla on nüüd eesmärk muutunud. Peamine eesmärk on lõpetada, aga äkki midagi kõrgematki veel? On lõpuni sõita, aga kiiresti lõpuni. Ja David, jõudu jaksu sulle. David Sultan ja Siim Oja. Citroen DS3 R3T masinal esindavad MS Racingut ja aastal Eesti meistrikatel kaheveoliste arvestuses 3. Rally-Estonial startinud siis juba 2010. aastast. 39 numbri all Ken Torn, Riivo Mesila. Ken, kuidas enesetunne praegu on, kui rahvale otsa vaatad? Normaalne. Väga hea, fänne on raja ääres palju. Ma loodan küll, jah.
aga peamine eesmärk selleks nädalavahetuseks? Lõpetada ralli ja nautida. Väga hea, jõudu! Ken-Torn, Riivo Mesila. Ford Fiesta R2 masinal OT Racingut esindavad nemad. Alustasid siis noorterallidega juba aastal 2008-2009 tuli noorterallide kokkuvõttes V16 klassis teiseks. Ja sel hooajal on parim tulemus kirjas Saaremaa ralli sprindilt, kus olid üldarvastuses 12. Pea hoogu mees. Autonumbri on 40. Keelset Tanel Kasesalu. Pea hoogu mees. Kennet, kuidas täna enne esimest starti enesetunne on? Ütleme nii, et enesetunne on päris hea, et see on meie 3. Rally Estonia, et eelmised 2 aastat pole õnnestunud finišeerida, aga püüame see aasta seda lubadust täita. Kuidas te nüüd olete äkki teisiti kuidagi valmistunud selleks korraks, et edukalt finišisse jõuda? Eks me oleme see aasta päris palju välismaal sõitnud ja testi teinud, et loodame, et see ralli läheb hästi. Aga peamine eesmärk on finišisse jõuda või midagi kõrgemat? No peamine eesmärk on finišisse jõuda, aga kui tunne on hea ja kiirus on olemas, siis eks me püüame pakkuda konkurentsi ka teistele võistele. Jõudu ja edu! Kennet Zett, Tanel Kasesalu! Ford Fiesta R2 masinal esinevad Sartek Motorsporti. Esimene start Rally Estonial oli siis tõesti 2012. aastal, katkestasid 2013 samuti katkestamine, aga samal aastal tuli Eesti Ralli karikasarjas kaheveoliste arvestuses 7. kohale ja 2014 siis Eesti juunioride arvestuses 7. koht. Car number 41, Vassili Gryazin, Dmitri Lebedik. Vassili, how's the feeling right now? Really good. Finally we are here. Last year it was a big crash for me and I'm really happy. So what's the main goal for the weekend? I don't know, to have the speed. So best of luck to you. Thank you. Vassili Gryazin, Dmitri Lebedik, Läti, Latvia, Peugeot 208 R2 masinal, esinevad Sports Racing Technologies'i ja Eesti ralliradadel tuttav noormees. Startinud 2010. aastast, kui tuli Saaremaa ralli arvestuses 12. oli siis tõesti Rally Estonial 2011 stardis käigukastirikke pärast katkestas. 2012 tuli Venemaa meistrikatel 3. ja Läti meistriks R4 klassis. Osales 2013. aastal ka Rally Estonial, sai kokkuvõttes 7. koha. Ja sel hooajal on selja taga vaid üks start Talsi ralli Lätis, startis Subaru VRX STI-ga. Auto number 42, Oliver Ojaperv, Jarno Talve. Nii kui ma nime välja hõikasin, siis daamid juba killusid. Fänne on raja ääres palju. No ma loodan küll, jah. Peamine eesmärk, milline siis nädalavahetuseks on? No kui sellise tasemega võistlus on kodus, siis tuleb kasutada võimalust ja loodame, et tuleb parem kui eelmast, et vaatame, kuidas me juuniorimestega oleme. Äkki saame lähemale. Aga jõudu jaksu! Aitäh! Oliver Ojaperv, Jarmo Talve! Ford Fiesta R2 masinal esindavad samuti OT Racingut. Oliver on siis aastast 2007 sõitnud Laave Samaraga noorterallisid. 2009. aastal istus Renault Clio Ragnati-rooli, sai noorterallil oma klassis kokkuvõttes esimese koha. Ja aastal 2012 siis Rally Estonial katkestasid, 2013 olid üldarvestuses 14. ja oma klassis 8. ja hooaja lõpetasid Eesti Ralli karikasarjas oma klassis 5. kohaga. Sel hooajal on parim tulemus kirjas Lätist Kurseme rallilt, kus olid üldarvestuses 12. ja oma klassi võitjad. Ja on siis hetkel Balti Ralli troofi sarjas juunioride liider. Car number 43, Sergei Uger, Aleksandr Kornilov. Mitsubishi Lancer Evo 10 esindavad Gold Forest Rally tiimi. 2003. aastal Venemaa meistrikatel oma klassis 7. ja 2014 aasta said siis üldarvestuses 24. koha Rally Estonial, 2013 jätsid vahele. Olid RC2 klassis 2014-19. Eelmisel aastal sai Eesti meistrikatel 13. koha ja Venemaa meistrikatel oli 28. Rally Estonia lõpetas mees eelmisel aastal 30. kohaga, oli oma klassis 16. ja sel hooajal mõlemad Eestis sõidetud rallid on kahjuks katkestanud. Meil ei ole väga palju RC-autosid enam järgi jäänud, enamus neist on juba linnakatsele liikunud. 3 masinat peaks seal veel ootel olema, 2 siiski, ei 3 masinat on tõepoolest tulemas sealt. Nii et ei ole siis stardiprotokolli järgi rohkem õnneks katkestajaid olnud ja järgmine masin, mis siia meie ette tuleb, car number 44, Aleksandr Kudryavtsev, Anna Saveršinskaja.
ja Peugeot 208 R2 masinad on motospordi esindajad. Rally Estonial olid esimest korda stardis 2013. aastal. Avarii tõttu kahjuks katkestasid. 2014 aastal tegi kogu hooaja jooksul kaasa vaid 2 rallil. Need olid Tartu ralli ja Saaremaa ralli, mõlemad rallid katkestas. Eelmisel aastal startis Renault Clio R3 masinaga 3 Eesti rallil ja parima tulemuse sai Neste Harju rallilt, kus oli oma klassi Eesti meistrivõistluste arvestuses 4. ja sel hooajal on Rally Estonia neile esimeseks stardiks. Kaks masinat on veel jäänud. Auto number 45. Georg Linnamäe, Oliver Tambu. Georg, kiire küsimus. Kuidas enesetunne on praegu? Väga hea. Enesekindlus kasvab kogu aeg autos. Suurepärane. Eesmärk on milline nädalavahetuseks? Kõige tähtsam on tulla turvaliselt lõpuni ja tõenäoliselt ka lihtsalt kogemust saada. Jõudu jaksa nädalavahetuseks. Georg Linnamäe, Oliver Tambu. Peugeot 208 R2 masinal. ALM Motorspordi esindajad nemad. Debüüdi tegid eelmisel aastal Tallinna rallil, mille lõpetas Georg Eesti meistrivõistluste arvestuses oma klassis 3. kohaga ja hooaja lõpetasid Eesti meistrikatel oma klassis 4. kohaga. Ja sel hooajal on siis neil selja taga üks start, see on Kuursamäe ralli Lätis, mille nad küll kahjuks katkestasid. Nii et loodetavasti on õnne rohkem sel nädalavahetusel Auto 24 Rally Estonial. Ja viimane masin ongi jäänud veel. Auto number 46, car number 46. Artur Muradjan, Pavel Tšelebajev. Viimased mehed loomulikult tahaks välja ka. Artur, how do you feel right now? I feel great. It's first time here in Estonia. We love the road, we love the crowd. What's the main goal for the weekend? To have a solid finish and to enjoy the race as the ERC event, first time in life. Always something to remember. Best of luck to you. Thank you. Artur Muradjan, Pavel Tšelebajev, Venemaa, Russia, Thomas Beaton Racingut esindavad nemad. Rallidega alustas mees 2014. aastal, tuli Venemaa meistrikatel oma klassis 4. Sõitsid toona Volkswagen Pologa. Rally Estonial tõepoolest parem startinud ei ole ja parim tulemus sel hooajal on Venemaal toimunud Karelia rallilt, kus olid üldarvestuses 12. ja oma klassis 3. Ja publik, sellega on ERC arvestuses kõik masinad poodiumilt üle sõitnud. Nii et veidikene nüüd vahepeal saate hinge tõmmata ja siis juba kella 8 paiku alustame